tulemast vaatama erisaadet Meie inimesed. Mina olen Anne-Maria ja täna on meil külas 12. B-klassi õpiline Rasmus Allik. Tervist! Tere! Kuidas sul läheb? Väga hästi läheb. Ja gümnaasiumi lõpp on nüüd ukse taga ja tunnen hea. Tunnen hea, siis on hästi. Kuidas eksamid läksid? Üllatavalt hästi. Et eesti keelega läks nii, nagu ma arvasin, aga matemaatikaga läks niimoodi, et sain 2 korda rohkem punkte kui mõlemas proovieksamis. Nii et olen ikka väga rahul. Siis on väga hästi ju. Ja. Aga sa käisid põhikoolis Karlovas ja seal oli muusika hästi suur osa ja oskad mängida ka instrumenti, et kas siis muusika on ka sinu gümnaasiumiteed aidanud kaasa? Jaa, no loomulikult see pool, et muusika pool, et ikka kutsuti hümni laulma igasugustele aktustele, aga ma arvan, et eelkõige selline distsipliin, mis 9 aasta jooksul olen õppinud läbi selle muusika, et ikka iga nädal koorilaulud ja solfedžod ja muusika ajalugu, et see jätab mingisuguse sellise märgi, distsipliinilise märgi ja seda ma sain gümnaasiumi aastatel kasutada. Kas oled ka see aasta laulu peale minemas? Kahjuks ei ole, ma olen tööl samal ajal. Sinu saavutuste seas on siis ka sinu lauamäng, mis sa tegid põhikoolis Viska 5. Et kuidas sa selle mõttele tulid ja mis selle mängu eriliseks teeb? No selle mänguga oli selline asi, et meil oli koolis siis lauamängude võistlus, kus siis kutsuti kõiki noori lauamänge tegema. Ja kuna ma olen hästi suur lauamängude mängija, mul on kodus, lugesin just üle 100 lauamängu, siis ma mõtlesin, et miks ka mitte. Ja siis tuligi kombinatsioon erinevatest lauamängudest, erinevatest sellistest ideedest, teistest lauamängudest, mis ma siis kombineerisin selliseks mänguks nagu Viska 5, mis on siis kooliteemaline ja sobib, ma ütleks, kõikidele vanustele, et kõik saavad natukene kas meenutada või praegust koolihetke nagu meelde tuletada. Aga sellega läkski siis nii, et ma võitsin selle võistluse. Tuli välja niimoodi, et ma ise ei saanud tol päeval kohal olla, aga siis järgmisel päeval tuli huvijuht minu juurde ja ütles, et Rasmus, võitsid ära. Ja sealt võttis edasi minuga ühendust Tata reklaamibüroo, kelle siis juhataja laps käis ka siis tol ajal Karlovas ning tema pani seda mängu tähele ja sealt siis edasi läkski nii Apollo kui Rahvaraamatu kui ka näiteks Ahaa poelettidele. Aga ma arvan, et ta on eriline just selle tagaloo poolest, et palju on 5. klassi või 6. klassi õpilasi, kellel on lauamäng kuskil poelettidel, et see mäng ise on üpris lihtne ja kõikidele arusaadav, aga just see taust teeb selle huvitavaks. Siin Petersoni gümnaasiumis on meil siis ka moodulid, et millised olid sinu mooduli valikud ja kas need valikud on ka sinu tulevikuplaanides kuidagi siis sees? No ma valisin siis kõrgema inglise keele mooduli, tehnoloogia ja siis minu ajal veel meedia ja filmi mooduli. Et tehnoloogia mooduli ma valisin eelkõige sellepärast, et ma algselt, kui ma vaatasin üldse gümnaasiumi sisseastumisi, siis mind tõmbasidki kõige rohkem võib-olla Tamme tehnoloogia ja IT ja siis Petersonis siis tehnoloogia ja IT moodulid. Et just see pool. Ja kõrgem inglise keele sellepärast, et kuna ma olen osaliselt välismaal elanud, enamik oma suvesid, ja kuna ma tahtsin sooritada ka kõrgema inglise keele eksamit, siis ma leidsin, et see on vajalik. Ja lõpuks see tõi mulle siis C2 tulemuse, nii et vast oli kasulik. Ja no meedia ja film, mis ma ikka ütlen, on kandnud mind läbi nende 3 aasta, ja tundub, et tulevikus ka sellest väga lihtsasti ei pääse. Aga mis siis nagu otsesed tulevikuplaanid on, et kuhu edasi õppima või mis ala? No filmindusse, režii osa on siis, või no režiiala on siis see, mis mind kõige rohkem huvitab loomulikult. Aga hetkel sel suvel lähen ma kaitseväkke, küberväejuhatusse siis audiovisuaalsesse, ehk siis järgmised aasta otsa tegelen rindeoperaatori ja rinde siis meedia tegemisega. Saad siis seal ikkagi oma oskusi arendada, mis sul on olemas ja edasi saad meeldival alal tegeleda? Jaa, miks ma ta üldse valisin, ongi see, et ma sooviksin minna edasi õppima BFM-i,
aga kuna BFM võtab üle aasta ja see aasta nad ei võta, siis mul oligi selline võimalus seda ühte aastat siis täita, kas siis minna kuhugi mujale õppima, aga kuna ma mõtlesin, et see Kaitsevägi ju niikuinii on asi ja kuna ma leidsingi selle väikse audiovisuaalse augu, kuhu ennast sobitada, siis mõtlesin, et miks ka mitte. Me oleme palunud sul täna kaasa võtta ka ühe asja, mis sinu gümnaasiumiteed iseloomustab. Mis sina kaasa võtsid? Mina võtsin kaasa oma esimese kaamera, mille mina ostsin. See on siis Panasonicu camcorder. Ta on hullkolakas. Ma ostsin ta suvel enne gümnaasiumisse tulekut, nii et ta ongi täpselt gümnaasiumi aja minuga koos veetnud. Sellel kaameral on hästi palju ajalugu. Ma ostsin ta legendaarselt filmi ja tele nimelt Toomas Kirsilt, kes siis meie seast on nüüd lahkunud. Et selle kaameraga on filmitud nii näiteks kelgukoerasid, pilvede all. Siis kui ma ta kätte sain, siis oli kaartide peal veel naabrist parem hooajaklipid. Et ta on hästi suure ajalooga ning kui mina ta ostsin, siis ma ei teadnud kaameratest mitte midagi. Ma ei olnud veel siin koolis siis nii-öelda suutnud meediaga nii palju tegeleda, et teada, mida ma ostan või mida ma tahan. Aga see võib-olla ka iseloomustab seda, et nende 3 aastaga läksin inimesest, kes ma sain aru, et see on suur ja see filmib, aga ma ei teadnud, mis siin nupud või asjad teevad, siis 3 aastaga ma olen jõudnud kohta, kus ma suudan teda väärtustada ja see kaamera on juba mulle toonud 10 000 vaatamisi läbi muusikavideote, reklaamide ja lühifilmide ja asjade. Et umbes 1,5 aastat tagasi ma mõtlesin ta maha müüa, sest tegelikult on tegemist üpris aegunud kaameraga. Et kui vaadata, et on kinni teibitud ja niimoodi, et on üpris vana kaamera ja ta on juba aegu näinud, aga siis kui Toomas Kirss meie seast lahkus, siis ma mõtlesin, et pigem jätan ta ikka endale sellise rariteedi jaoks. Mis projekti ise sellega teinud oled siis? Esimesed asjad sellega olid lühifilmid. See oli siis august enne siia gümnaasiumisse tulekut. Sai sellega filmitud igasugusi lühifilme. Enne seda oli mul umbes telefoni suurune Canon Ixus. Nii et see oli selline väga suur hüpe, et sai tehtud ka nii-öelda kaamera õppimise, testimise põhimõttel sai tehtud igasugu lühifilme. Aga selle augusti lõpus, septembri alguses tegin ma ka muusikavideoid ansamblile Justament, mis on siiani leitavad interneti avarustes, mis oli siis täielikult selle kaamera poolt tehtud. Ja pärast seda ka veel erinevaid reklaame, näiteks Elva laskespordikeskusele filmisin selle kaameraga ja veel igasuguseid muusikavideoid. Et ta on mind ikkagi hästi edasi kandnud. Aga siis seoses sellega sa oled olnud ka mitme filmitiimi liige siin gümnaasiumis 3 aasta jooksul. Sa oled teinud palju rolle. Milline neist oli sinu jaoks kõige raskem? Ma olengi, mis ma ütleks, et selle QTV ja meedia ja filmimooduli võlu ongi see, et sa saad katsetada ja läbi elada kõik need erinevad rollid. Et kas siis olla reporter, operaator, helirežissöör, ükskõik kes. Aga ma arvan, et nii minu lemmik kui ka kõige raskem on AD, ehk siis Additional Director või Assistant of Director. Et mul vedas teisel lühifilmil, mida siis QTV tegi, see oli Kiri. Sain siis mina olla esimest korda AD ja tollest filmist ma mäletan, et ma leidsin sellise asja, kus ma võttepäeva keskel sain aru, et ma ei pea isegi mõtlema selle peale, mida ma teen, aga see on kuidagi tuli nii loomulikult, aga samas see on hästi keerukas ja mind, igal filmil, kus ma olen AD, ma pean ennast ületama kuidagi, aga ma leian, et see väga meeldib mulle. Et see on just first AD või second AD või ükskõik, kes ma olen, et AD positsioon on see,
mis on olnud nii kõige keerukam. Nii palju öö ja magamistunde on sellele läinud, kui ka lõpuks kõige mõnusam amet. Aga mis sina siis ütleksid, et on saladus olla hea AD? Attitude'i peab olema. Kui sa pead endale selgeks tegema, et sa oled platsil kõige tähtsam inimene, et kui sa oled first AD, et sa oledki platsi juht, et kui sa seda endale kindlaks või selgeks ei tee, siis sellega läbi ei lähe, et sinu käe all, sinu takti järgi peab kõik jooksma ja sa ei saa, et sul keegi kunstik või keegi ütleb, et on nii, et sina pead ikkagi takti hoidma ja kindlalt ütlema ja loodetavasti kõik teevad sinu järgi tööd. Aga kogu filmimeeskonna tööd siis ikkagi nõuavad väga suurt ka meeskonnatööd. Et mida sa selle 3 aasta jooksul, kus sa olid kõikides nendes filmides, mis enda kohta õppisid või kuidas sa arenesid? No ma arvangi, et see, et ma leidsin selle AD rolli, et ma leidsin, et mulle meeldib juhtida. Et esimene film, mida me siin tegime, oli Annelinn, kus ma olin siis helioperaator. Ja ma mäletan hetki võtteplatsilt, kus ma mõtlesin, et kurat, seda saaks paremini teha ja hakkasin mõtlema teiste departmentite peale ja teiste asjade peale, et kuidas saaks paremini ja hakkasin järjest soovitama ja andma oma ideid. Ja lõpuks sain aru, et miks ma siis seda ametit juba ei tee. Et ma leidsingi, et sellises juhi rollis mulle meeldib olla ja sellist suurt visiooni või pilti näha. Et jah, ma arvan, et see on see, mida ma õppisin kõige rohkem. Aga kas filmirollidest siis on ka midagi, mis sulle üldse ei meeldi? See on hea küsimus. Kuna ma teen hästi palju asju ka ise eraldi, nii et ma tegelen ka hästi palju helitöötluse ja helioperaatori ja operaatorina, et siis neid alasi, mida ma ei puuduta, on tegelikult hästi vähe. Aga ma ütleks, et kunstidepartment on see, mis jääb kahjuks minule kaugeks. Või et ma näen täpselt asju, mida ma tahan, aga see on, ma ütleks, ainukene ala, kus ma tunnen, et ma jään nõrgaks või et ma ei suuda oma visiooni täide viia. Aga juhi rolli haldasid siis ka õpilasesinduse töös. Et kuidas selle organisatsiooni haldamine siis sul läks või kuidas see siis meediast erines ja kuidas see sind tõmbas sinna? No minu õpilasesinduse teekond hakkab üldse jällegi põhikoolist, kus ma siis olin põhimõtteliselt kohe algusest peale, 5. klassis saab vist õpilasesindusse, meie koolis vähemalt sai. Ja ma mäletan, et ma olin üpris laisk liige. Teisel aastal mind visati välja, aga mind võeti tagasi, sest ma hakkasin järjest rohkem tegema. Ja sealt mul oli juba selline õpilasesinduse rütm sees. Ja kui ma tulingi siis Petersoni, siis mu klassijuhataja Anna-Liisa Blaubrik soovitas ka mul siis meie kooli õpilasesindusse edasi minna. Ja seal ma kohtusin siis kohe juhatusega, kes olid väga vahvad ning kohe esimestel valimistel läksin, mina siis kandideerisin juhatusse 10. klasside esindajana siis, mis oli selline, proovib selline idee ja läks läbi, mis oli väga üllatav. Ja siis mul juba, kuna 10. klasside esindajal ei ole võib-olla nii suurt rolli juhatuse osas või vähemalt tol hetkel ei olnud, siis mul saingi rohkem vaadata, kuidas terve süsteem toimib, nii juhatuse poolelt kui ka siis hoolekogu poolelt kui ka terve õpilasesinduse poolelt. Järgmine aasta siis infohaldurina ja viimane aasta siis õpilasesinduse presidendina. Iga kord mind valiti, järelikult ma sobisin. Ja ma arvan, et mind aitaski see, et ma olen 3 aastat olnud juhatuse liige. Ja ma olen näinud neid vigu, mis tehakse ja ma suudan siis, vähemalt suutsin lubada, et ma hoidun nendest vigadest ja üritasingi siis ennast nii enda kui teiste vigade põhjal parandada. Aga millisest vigadest siis said hoiduda? No eelkõige ma mäletan, kui ma presidendiks kandideerisin, siis minu suur lubadus oli see, et ma ei kao ära nagu eelmised presidendid. Sellepärast, et mõlemad eelnevad õpilasesinduse presidendid olid 12-ndikud ja eksamid ja kõik, mis seal aasta lõpus tekivad, ehk siis
Viimane president oli niimoodi kadunud, et 2 kuud meil koosolekud ei olnud ja niimoodi oli juhtunud. Nii et ma lubasin, et mina üritan, et mina sama ei tee. See ei olnud lihtne, sest loomulikult eksamid ja kõik muu, mul olid filmivõtted ja asjad, aga suutsin, ma ütleks, paremalt hoida õpilasesinduse tegevust kui eelmine president. Mis su lemmikprojekt oli, mida te siis õpilasesindusega koos tegite? Ma arvan, et õpetajate päeva kink siis, et õpilased vast mäletavad, et kõikide uste peale tekkisid need väiksed sõnapilved, kus sai siis kõikide õpetajate kohta lugeda ja üllatavalt ma vaatan ringi ja ikka on uste peal need paljudel üleval, mõned on isegi ära lamineerinud enda omad, pannud ukse nagu sisse poole, nagu laiendanud neid, et see tundus, et see läks hästi korda õpetajatele, et paljud tulid pärast ja tänasid ja see oli terve, mulle hästi meeldis ka, et see ei olnud ainult õpilasesinduse poolt tehtud asi, et sellesse oli kaasatud kõik kooliõpilased, et kõik said esitada oma sõnu ja iseloomustusi kõikide õpetajate kohta. Ma arvan, et see projekt oli 10-ndikele väga hea, et näevad kohe ukse pealt ära, milline õpetaja on. Aga hiljuti tegid ka oma esimese lühifilmi, olid seal režissöör ja stsenarist. Kuidas see sul läks ja mis oli siis, kuidas sa selle jooksul arenesid ja mis seal toimus? Ma täpsustaksin, esimene lühimängufilm, et dokumentaale on mul ka varasemalt. Aga Ristseliti kinni on olnud väga huvitav teekond. Et ma kartsin palju asju, mis lõpuks ei juhtunud või läksid nagu väga lihtsalt üle. Ma ei osanud pooli asju oodatagi, mis võiksid juhtuda ja need lõpuks juhtusid. Et ta oli väga huvitav. Ja kuna ma olen nüüd 3 aasta jooksul saanud põhimõtteliselt olla parem käsi paljudele režissööridele, siis ma teadsin, millist kogemust või sellist pühendumust see vajab. Et ta võttis minult palju, aga ma olen rahul sellega. Kuidas sa siis tulemusega lõpus rahule jäid? Hetkel, kuna me oleme järeltöötluses, siis ma nüüd näen järjest kõike seda, mida me oleme teinud. Ma olen üpris rahul, et kuna tegemist on osaliselt ajastufilmiga, siis mulle hästi meeldib, kuidas see on väljendunud nii kostüümides kui kunstilises pooles. Näitlejatööga olen väga rahul ja neid asju, kus ma leian, et saaks paremini olla või oleks saanud paremini teha või mõelda, need on pisidetailid, mis näitavad juba, et kas minu mõtlemine või see film on teel nagu üpris perfektse tuleviku poole. Aga oled kindlasti ka ise vaadanud palju filme. Mis on sinu arvates see film, mida kõik kindlasti peaksid ühe korra elus vaatama? Ma mäletan, olid ühed jõulud ja minule ja mu vendadele kingiti siis Apollo kinkekaardid. Ja tol ajal oli kinodes selline film nagu Interstellar. Ma istusin esireas, väga ebamugav oli vaadata, kuklas niimoodi, aga väga hea film. Hans Zimmeri muusikaline pool, kõik operaatoritöö, kunstiline pool, lugu ise ka on imeline. Et kui Interstellar saab vaadatud, see on väga pikk film, aga kui see saaks vaadatud, siis seda ma soovitaksin kõigile. Ma ise kahjuks seda ei ole näinud. Aga soovitan. Vaatan kindlasti ära. Aga millist nõu annaksid sina tulevastele 10-ndikele? Sõbrustage õpetajatega. Et minu 3 aastat siin on näidanud, et kui nii kooli juhatuse liikmed kui ka teised õpetajad, kui sa hoiad nendega häid suhteid, siis läheb hästi. Et ka minu matemaatikakogemus näitab seda, et oma matemaatika kooliastme hinde sain ma 4 puhtalt sellepärast, et ma suutsin õpetajaga nii head suhet hoida. Aga kes või mis sind kõige rohkem gümnaasiumi teel mõjutas? Ma mõtlesin selle küsimuse peale. Üritasin siis leida võib-olla sellist ikooni, kelle järgi ma siis oma gümnaasiumi teel siis üritasin olla või käia. Ja ma arvan, et
selleks inimeseks on härra Jüri Rekimov. Inimene, noh, põhikoolis mul üldse ei meeldinud ajalugu, ma olen täiesti aus, et õpetaja võib-olla ei olnud lihtsalt nii hea. Aga Jekimovi tundides oli ikka, see oli üks väheseid tunde, kuhu ikka pidi kohale jõudma ja kus ma tahtsin olla. Ma istusin esipingis iga kord, et võib-olla isegi on see, et ta nii hästi õpetas, vaid tema pühendumus ja tema distsipliin, et ikkagi kõrvad puhtaks, nätsprügi kasti, telefon kotti, et see distsipliin, tema pühendumus olla nii süvenenud ja teadlik asjadest, et ajalugu, mis on nii suur teema, suudab tema rääkida õpikust 3 korda rohkem, mis on lihtsalt imetlusväärne, et inimene suudab olla nii pühendunud ja teadlik ja kirglik oma ala suhtes. Kus näed sina ennast 5 aasta pärast? Mäletan kõiki neid eelnevaid aastaid, kus meie inimeste saadetes on seda küsitud. Et paljud ütlevad jah, et kuskil gümnaasiumis või ülikoolis või kuskil välismaal. Ma tahaks, et minu firma RA Productions oleks või sõidaks täiskäiguga läbi Eesti filmi ja telemaastiku. Et oleks selline üks firma või grupp inimesi, kelleta selliseid suuri asju ei tehta. Et nagu on praegu näiteks High Voltage või Focus Pocus, et kui on ikka võtteplats, siis nemad on paigas. Et tahaks olla nende kõrval. Et siis kavatsed sellega teha suuri asju tulevikus? Loodetavasti. Aitäh sulle, Rasmus, ja aitäh teile, et vaatasite erisaadet Meie inimesed.